PERK-i rakenduse üks olulisemaid osasid on püügireiside märkimine. Selleks, et oleks võimalik püügireise märkida, on kindlasti vajalik veenduda, et oleks olemas kirjade ettevalmistus minu seadete profiilil. Lisaks on loomulikult oluline, et süsteemis oleks ka eksisteerivad püügiload. Õpperakenduses on püügiload sisestatud automaatselt. Vastavalt teie poolt sisselogimisele valitud maakonnale võivad olla need kas siseveekogudega seotud või merega. Ja see valik on ainult õpperakenduse jaoks. Püügireis algab sadamast väljumisega. Selleks tuleb valida vastav sadam ja ka alus ehk laev. Lisaks on võimalik lisada ka kaaslane ning juhul, kui see pole juba ette määratud, saab seda teha ka siin vormis. Küll aga võtab see selle võrra rohkem aega. Sadamast väljumise järel on püügireis alanud ning sellega saab see ka endale süsteemi unikaalse ID-koodi. Tegevused püügivahenditega tähendab peaasjalikult seda, et määratakse ära vahendite püügile asetamine või nõudmine. Vastavalt sellele ei ole ka võimalik vahendeid enne nõuda, kui need ei ole elektrooniliselt sisse kantud. Püügile asetamise käigus saab valida oma kasutajale määratud püügilubade hulgast endale sobiliku, praegusel juhul ainsa, ja seejärel saab valida loaga seotud püügivahendi liigi, näiteks nakke- ja raamvõrk ning sel juhul samuti silma suuruse. Lisaks märkida ära ka vees olevate vahendite arv ning püügikoht, mis võib olla juba vajadusel ka koordinaatide täpsusega mobiilset seadet kasutades. Püügivahendite vette asetamisele järgneb üldjuhul sadamasse saabumine, mille juures tuleb täita saabumise eelteade ning seejärel fikseerida sadamasse saabumine. Lossimise juures on võimalik märkida saak, juhul kui see on olemas, ning ka lossimise käigus näiteks hukkunud loomad, linnud või muud vajalikud vahemärkused. Selle protseduuriga ongi üks püügireis lõppenud. Püügireisi kokkuvõte ilmub teil vastava reisi vaatesse, kus on võimalik kõiki sisestatud kandeid ükshaaval lahti võtta ning uuesti neid uurida. Võttes ette uue püügireisi, võime minna näiteks eelmisel korral vette asetatud püügivahendeid ära tooma. See algab samade protseduuridega, nagu näiteks sadamast väljumine. Kuna seekord on meil juba püügivahendid merel, siis on ka võimalik kasutada nõudmise võimalust, valides sealt vajaliku püügivahendi, mida võib samamoodi ka olla parasjagu rohkem kui üks. Nõudmise käigus võib kõik või osaliselt uuesti püügile asetada või siis samast täielikult eemaldada. Näiteks eemaldame kõik püügivahendid eelmisest korrast ning sealjuures tuleb meil ka saabumise eelteates märkida ära, mis liiki kalu saadi ja lisaks ka nende kogused. Märgime siinkohal 2 kalaliiki ja vastava koguse. Näitlikustamiseks toome ära ka võimaluse saabuda mõnda teise läheval olevasse sadamasse ning seega vastavalt üles märkida. Lossimisel on endiselt vajalik täpsustada ja kinnitada püügi käigus saadud saak ning kogused.
Siinkohal saame taaskord valida püügireisi andmed ja nõutud püügivahenditest vastav saak, mille mõlemal kalaliigil tuleb kogus kinnitada. Sellega ongi sooritatud teine püügireis. Püügireiside erinevaid samme on võimalik hiljem eraldi avada ning detaile üle vaadata. Samuti on ainult õpperakenduses võimalik kustutada püügireise ning neid seejärel uuesti sisestada. See annab võimaluse teha läbi erinevaid harjutusi mitmeid kordi, kartmata, et seejuures vigased andmed jõuaks ametlikku süsteemi.